Tere tulemast taas kord Eesti Noortekirjanduse Ühingu Facebooki lehele. Jätkumas on noortekirjanduse kevad. Mina olen Heli Künnapas ja taas kord räägin ühe noortekirjanikuga. Tere tulemast, Reili Reinaus. Tere. Sina oled üks Eesti viljakaim noortekirjanik viimastel aastatel. Ma kõigepealt tahakski teada, et kelleks sa iseennast üldse pead, et kas noortekirjanik, lastekirjanik või hoopis mõni muu amet, mis on hulga olulisem? Ja tegelikult küll. Kui mu käest küsitakse, või kui ma pean kuidagi ütlema, et kes ma olen või mis ma teen, siis ma tegelikult ikkagi ütlen, et ma olen folklorist. Ja ma ka praegu tulin Eesti Rahvaluule arhiivi, sest ma mõtlesin, et kodus on võib-olla rohkem mingisugust sahmimist seal ümberringi, et siin on hea rahulik. Ma vist tavaliselt ennast esimese asjana ei tutvusta, et ma olen kirjanik. Su ümber on järelikult palju inimesi, kes tegelevad ka folklooriga, et kuidas nemad suhtuvad sellesse, et sa paned seda, ilmselt millega sa töö juures ka tegeled, siis paned hoopis raamatutesse ja ilmselt tihti mitte päris tõeselt, et kuidas sinu kaastöölised sellest suhtuvad? Kaastöölised suhtuvad sellest hästi, aga folkloor, alati see on täiesti tõsi, selles mõttes, et folkloor ei olegi mingi selline asi, mis tegelikult oma olemuselt oleks tõsi. Sest see on täpselt see, mida me nagu kuuleme, mida me mõtleme ja mida me nagu edasi räägime mingisuguste sündmuste või asjade kohta, et see ongi nagu põhimõtteliselt, see on nagu alati varieeruv ja alati muutuv, aga mingisugused nagu liinid või asjad jäävad samaks. Aga need lood, mida ma olen tõepoolest oma raamatutes kasutanud või mingisugused fragmendid, et need on tavaliselt nagu nii, nagu need on, et ma püüan neid mitte muuta või näiteks kui ma kirjutan kas või mingitest mütoloogilistest olenditest, siis ma tegelikult, ma ei mõtle neile välja mingisuguseid muid asju, mingisuguseid muid karakteristikuid või mingisuguseid tegevusi, mis nad teevad. Et see tegelikult, see on ikkagi nagu kõik on nii, nagu inimesed on mõnel uskunud. Nii et põhimõtteliselt võid öelda, et sa võtad mingisuguse lõigu, mis nagu kuskil on olemas mütoloogias, paned selle paika ja siis hakkad sinna ümber ise ehitama juurde siis või? Ei, tegelikult ei hakka. Tegelikult ma ikkagi pigem saan inspiratsiooni niiviisi, et ma loen mingit lugu, aga et siis on nagu mingisugusel kas mingi sündmuse tasandil või siis kas või mingisugusel väiksel dialoogi tasandil peab siis mind puudutama ja siis ma kuidagi hakkan selle ümber mingisugust nagu suuremat žüseed looma või siis nagu tavaliselt see tekib võib-olla isegi nagu rohkematel juhtudel ise. Et need tekstid ja need lood satuvad nagu üsna juhuslikult minu juurde. Aga see sattumine... Kas see sattumine on ikkagi seotud siis su põhitöökohaga, et umbes nii, et teed oma põhitööd ja siis tuleb kuskilt kokkupuude loo või mõttega, mis võiks raamatusse minna? Ja selles mõttes küll, et näiteks raamatu Verikambi pealkiri mul oli juba paar aastat varem valmis, sellepärast et ma kuulsin ühte lindistust, kus siis 2 mu kolleegi käisid Juuru kihelkonnas otsimas kohapärimuse välitööde raames sellist heinamaad, mille nimi oli Verikambi. Nad vist ei leidnud seda, aga põhimõtteliselt nagu seal oli inimesi, kes teadsid, et see on olemas olnud, mis selle nime taust oli, seda ei teadnud mitte keegi. Aga lihtsalt see nimi oli selline, mida nagu niisama laua taga istudes välja ei mõtle, et ma panin seal märkmiks kirja ja mõtlesin, et küllap ma seda kunagi kasutan. Aga keegi ei ole tulnud sulle ütlema, et sa oled mingisuguse mütoloogilise kas olendi või koha või juhtumi nii-öelda ära rikkunud oma nagu versiooniga? Ei, sellist asja ja ei ole ka võimalik vist nagu väga ära rikkuda, sest ma ütlen, et kõik need mütoloogilised olendid või mingid juhtumid on nagu on, et kes näeb nagu ühte või kes usub mingit teist asja, et ma siin praegult natukene tegelen, ma ei saa öelda, et satanismiga seoses oma järgmise noorteraamatuga, aga natukene seal on mingid kuradi teemad sees ja siis tegelikult nagu näiteks kuradil on olnud nagu rahvusondis nagu väga erinevaid ilmumiskujusid, et kes on näinud teda valge jänesena, kes on näinud teda mingi musta koerana, et see
see ei tähenda, see varieeruvus on lihtsalt nii suur, et seal ei ole võimalik öelda, et mis on õige, mis on vale. Kui me jätkame selle vaimude teema juures, siis kui mu statistika on õige, siis sinu 14 noorte raamatust 3 on realistlikud ja ülejäänud, nagu mulle öeldi, kurjast vaimust vaevatud. Et millest see tuleb ja kas sa nagu tunned ennast turvalisemalt seal mütoloogilises maailmas või on plaanis ka reaalseid lugusid rohkem kirjutada? Ma arvan, et ei ole neid reaalseid lugusid väga plaanis, võib-olla, aga võib-olla siis mingisugust teises võtmes, mida ma ei ole veel nagu välja mõelnud. Et ja loomulikult mulle endale nagu meeldivad kurjast vaimust vaevatud lood palju rohkem, sellepärast et need annavad nagu fantaasiale rohkem mingit sellist, noh, ma arvan, et ka nii kirjutajana kui võib-olla ka lugejatele nagu huvitav, kui nad loeksid lihtsalt, et kellelgi läheb koolis halvasti ja elus halvasti ja üldse kõik on halvasti. Noh, sest tegelikult ju ikkagi peamiselt kirjutatakse probleemidest, mitte sellest, et kõik on nagu hästi, sellepärast et sellest vist ei annaks nagu mingit väga mingit žüžeed nagu kirjutada või noh, ilmselt ikka annaks, aga ja, et mulle nagu sellised mütoloogilised või nagu natukene üleloomulike teemadega, üleloomulike uskumustega flirtivad lood meeldivad rohkem. Ma usun, et sinu käest on seda palju küsitud, et kas selleks, et kirjutada nii-öelda üleloomulikke lugusid, ka üleloomulike jõududega lugusid, kas sa pead uskuma sellesse ise ka? Ei, absoluutselt mitte. Ei pea. Ja ma ei saa nagu ka öelda, et mul oleks mingeid erilisi kogemusi mingite seletamatute asjadega. Ja ma ei ole ka päris kindel, kas ma neid tahaksin, aga ja ma ei ole nagu kunagi midagi sellist ise kogenud. Aga kuna teised inimesed on ja nagu tõepoolest mul on räägitud igasuguseid nagu endalistest unenägudest, igasugustest kohtumistest vaimudega, et siis noh, ma ei saa öelda, et kõik need inimesed on nagu noh, ma ei tea, peast segased. Et seal peab midagi taga olema, et on ilmselgelt nagu inimesi, kes kogevad reaalsust teistmoodi kui võib-olla nagu enamik inimesi või sinu lood igatahes ilmselgelt noori kõnetavad, et selles pole kahtlust, et ma sulle endale juba siin varem ütlesin, et mul on kodus siis 10-12-aastane poiss, kes, kui ma kuulsid, et ma hakkan sinuga intervjuud tegema, nad hõiskasid, meie lemmikkirjanik Eestis. Poisid loevad sinu raamatuid palju. Et kui sa kirjutad, kas sa mõtled selle peale, et kas on poiste raamat või tüdrukute raamat ja et oleks vaja rohkem poiste raamatuid, et kas see on nagu sinu mõte ka? Tegelikult nii ja naa. Võib-olla natukene mõtlen, sellepärast, et tegelikult oli kurb, kui on ainult nagu, noh, valdav enamus on ikkagi Eestis naiskirjanikud, kes lastele ja noortele kirjutavad. Et siis oleks kurb, kui nad kirjutaksid ka ainult sellist raamatuid, kus peategelane on tüdruk ja toimuvad ainult asjad nagu tüdrukute vaatevinklist. Et ja, aga samas ma ei saa nagu öelda, et ma seda nüüd kuidagi üliteadlikult teen, et tegelikult nagu poistemaailm ongi nagu ka huvitav või et noh, mulle tundub, et seal ei ole nagu mingit nii suurt vahet, et või noh, ühesõnaga, nüüd ma läksin midagi rappa omadega, aga ja ma arvan, et ma ei tee seda nagu võib-olla väga kaalutletult, aga mulle tundub, et on nagu aus, kui nagu kõik saaksid sõna nii poisid kui tüdrukud minu raamatutes. Tegelikult sa peaaegu vastasid seda, mis ma tahtsin küsida, kas sa tunned, et raamatutel on vahet, kas see on poiste raamat või tüdrukute, et kui kätte võtta, et noh, see sihtgrupp on nagu tuntav raamatut lugedes või? Ma ei tea, ma ei ole viimasel ajal nii palju lugenud mingit sellist võib-olla kaasaegset Eesti laste või noortekirjandust, aga sageli ju näiteks, ma ei tea, Poldänava poisid, et nende kohta vist või selle raamatu kohta öeldakse ikkagi, et see on nagu poisteraamat, et ma ei tea, kas seal ühtegi tüdrukut nagu on, ma ei mäleta enam, ma lugesin seda kooli ajal. Vist ei olnud. No just, aga noh, see, et kui sa teed nagu raamatu ainult, kus on nagu ainult 100% poisid ja siis on mingisugune poiste seiklus, et siis mulle ka nagu ei meeldi või et siis on nagu selline teine äärmus. Et miks siis, noh, miks poisteraamat peab olema nagu ainult mingi seiklusraamat või et kas nagu tüdrukud siis ei tohi seigelda või kas poisteraamatus ei võiks olla nagu mingid kohti, kus siis võib lihtsalt nagu elu üle järele mõtelda, mitte et on, ma ei tea, seikluse otsa või midagi taolist. Et ma arvan, et siin peab ikkagi valitsema nagu selline pigem nagu tasakaal.
No Paaldana poisid minu jaoks näiteks oli lapsepõlves mu lemmikraamat ja siiamaani nagu lastele ka ma olen tutvustanud seda maailma, et see oli väga äge raamat minu jaoks. No, ma sain ikka sellest trauma, sellepärast, et ma ei saa aru, miks see paganama Ern Nemetsek pidi seal nagu ära surema, aga ma ei mäleta sellest nagu väga palju, aga mulle tundus, et nende poiste omavahelised nagu võimuvõitlused läksid natukene üle piiride. No see panigi mõtlema, kas see, või mis on sinu jaoks eesmärk üldse, et mis sa tahaksid, et lugeja peale sinu raamatu lõpetamist tunneks või mõtleks või kas üldse peab mingi muutus olema lugejas? Ma ei teagi nüüd. Ma arvan, et võiks juba nagu selle raamatu poole peal nagu võib-olla mõtelda nende teemadele, millest ma siis kirjutan. Et ma ei arva, et ma kirjutan raamatu ja siis pärast seda peaks nüüd lugejas toimuma mingisugune kardinaalne muutus. Aga et võib-olla ma pigem siis selle raamatu nagu selle lugemise protsessi jooksul võiks siis nagu see lugeja mõelda nende teemade või asjade üle, mis selle raamatus ette tulevad, et äkki siis pigem niiviisi. Aga mis sinu enda jaoks olid raamatud, mis sind on mõjutanud just lapsepõlves, et mille lugemine on siiamaani meeles või mis on andnud selliseid emotsioone, mälestusi? No ikka Astrid Lindgreni raamatud, sellepärast, et tegelikult ju vist selle oli olnud nagu väga palju selliseid teisi lääne kirjanikke, mis oleks nagu Eestis ära tõlgitud, mis mind lapsena kõnetasid, sellepärast, et need olid teistsugused, olgem ausad, see Pipi ju ikkagi Pipi ei olnud ju tavaline tüdruk, ei oma jõu poolest, mis on nagu selline kõrval nähtus, aga pigem just nagu oma suhtumise poolest siis nagu teistesse lastesse või vanematesse inimestesse või siis kas või nagu kooli kui institutsiooni. Aga samuti siis kõik need seiklusraamatud nagu Kalle Blomqvist ja Ulkur Rasmussen, mis tal olid. Ja teine raamat, mis mulle kangesti meeldis ja mida, kui ma käest küsitakse, et mis on mu lemmikraamat või mida ma soovitaksin lastele lugeda, et siis ma alati ütlen Krabat, sellepärast, et see on selline, et seda võib lugeda nii laps kui suur ja ikka on nagu huvitav, et võib-olla sealt ka natukene minu selline müstikaarmastus on pärit. Aga kui nüüd sinu kirjutamise juurde minna, et milline sa kirjutajana oled, et kui sa hakkad pihta, tuleb see idee, mis saab edasi? Kuidas see nagu protsess sinu jaoks välja näeb? See sõltub sellest, kas ma kirjutan siis noortele või lastele, et lasteraamatute puhul, kuna nad on lühemad, et siis ma suudan ikkagi mingisuguse struktuuri paika panna. Aga noorteraamatute puhul on üsna sageli see, et ma ise ka ei tea, mis juhtuma hakkab ja siis teinekord võib ka natukene rappa minna sellega, et kui sa oled nagu alguses juba mingisugused asjad paika pannud, mis nagu võiks juhtuda või mingisugused vihjed mingitele tuleviku sündmustele ja siis lõpuks tuleb seal keegi täiesti uus tegelane või midagi muud juhtub, et siis on teinekord üsna raske seda olukorda lahendada. Aga ja, et see on nagu üsna hämmastav tegelikult minu enda jaoks ka, et kuidas mingi poole raamatu pealt tuleb siis uus tegelane, kes hakkab mulle võib-olla kõige rohkem meeldima ja kellest saab nagu peaaegu nagu selline peategelane. Et kindlasti, kui neid ma ei tea, kas mingid paari viimast raamatut vaadata, et siis ma arvan, et ei ole nagu sellised võib-olla tüüpilised raamatud, kus on mingisugune teemaarendus ja kulminatsioon ja nii edasi, et seal on tõenäoliselt väga palju igasugust nagu segadust. Just sellepärast, et mingisugused tegelased tulevad juurde, mingid sündmused juhtuvad, mida ma üldse ei oota ja nii edasi. Nii et ma nagu pigem olen selline, kes laseb raamatul või nagu sellel käsikirjal ise ennast kirjutada. Kas sa lõppu tead, kui sa kirjutama hakkad või? Ei, üldjoontes tean, selles mõttes, et ma nagu tean seda, et enamik inimesi ei saa surma aga ei, ma nagu võib-olla väga täpselt ei tea, aga mingit nagu enam-vähem asja tean, et mingi saladus lahendatakse näiteks ära, et muidu ei oleks nagu mõtet kirjutada. Lähme su viimase raamatu, Morteni raamat oli viimane raamat? Jah. Tead, need viimased kaks või mis need, see Libahundi ja siis Morteni raamat, need on nii pikad pealkirjad, ma ei hakka üldse üritama neid. Mul läheb endal ka sassi. Et
Kust siis jah, nende raamatute idee või siis võtame viimase Morteni raamatu idee, et kust nagu selline mõte üldse tuli, et see on ju täiesti ka jällegi suht teistsugune ja selline ka müstiline ja põnev lugu, et kust see mõte? See, mis tuli tõepoolest sellest, et aastal 2015 ma tegin Hageri kihelkonnas, mis on siis minu nagu emapoolse vanaema nagu ema kodukihelkond. Et tegin siis seal sellise asja nagu kohapärimuse kogumise ekspeditsiooni või noh, need nii-öelda kordi, kus käidi, oli nagu päris mitu suve jooksul. Ja selleks, mis töötasin läbi juba kõik olemasoleva folkloori ja siis kogusime juurde. Ja siis seal on üks selline küla nagu Rabiveres on raba ja seal on leitud 36. aastal tõepoolest nagu naise selline üsna hästi säilinud surnukeha turbokaevamisel. Ja arvatakse tegelikult, et on sinna maetud, sellepärast et pärast seda ma rääkisin siis ühe arheoloogi, kes ütles, et tegelikult raba oleks täis igasuguseid surneid loomi, kui nad lihtsalt nagu sinna jääksid ja kuidagi nagu säiliksid seal rabavees. Aga et teatud tingimustel on siiski võimalik, et sa nagu teatud ilmastikutingimustel, et sa siis nagu, ma ei tea, kukud sinna laukasse või kuskile ja siis säilidki. Et ühesõnaga see raba-laiba teema on siis sealt Rabiverest pärit. Ja siis ma mõtlesin, et nagu äge oleks, kui keegi seda tüdrukut nagu näeks ja siis see kõik hakkas nagu ülejäänud sündmused nagu kuidagi ise juhtuma. Kui sa kirjutad sellist lugu, kas sulle endale õudne ei ole vahepeal või? Ei ole vist. Ma tean ise, mina kirjutasin ühes loos ka selliseid üleloomulikke olendeid ja ma sain aru, et öösel ma seda nagu kirjutada ei saanud seda lugu, et ma pidi siis päevavalgele, et ma julgeks ise kirjutada seda lastelugu. Aga veel Martini raamatu juurde või üldse paljude su raamatute juurde tulles on auhindade küsimus. Et sinu raamatud on päris palju erinevaid auhindu saanud. Mis tunne see on ja kui tähtis see sinu jaoks on, et raamat saaks kuidagi ära märgitud ja siis erineva auhinna või autasu nagu? No tegelikult ei ole nagu nii palju neid auhinda saanud, et ma olen nagu varem osalenud päris mitmel siis käsikirjavõistlusel. Et see ei ole selles mõttes nagu aus mäng, et seal mind on jah, mingi 2-3 korda vist nagu Lastekirjanduse Kultuurkapitali nominendiks arvatud, aga noh, et see on siis selle järgi, et mis raamatud nagu on ilmunud eelmisel aastal, et nende seast valitud, aga et see käsikirjavõistlus nagu, ma ei saa öelda, et see ei ole minu jaoks olnud oluline, aga et see ei ole nüüd nagu mingi selline nagu põhjapanev asi, sest noh, ilmselgelt nagu Andrus Kivirähk ei osale sellistel asjadel. Et jah. Aga hea tunne on ikka, et kui tuleb midagi. Minu muidugi on hea tunne ikka. Kui nüüd veel raamatu soovitustest rääkida, et sa natuke ütlesid, mida sa soovitad lugeda, aga mis on veel sellised noorte raamatud, mida sa julged öelda, et lugege ja et see pole raisatud aeg? Oi. No ma olen nagu, mulle ei meeldi nagu näiteks üldse mingi sellised ulmeraamatud või raamatud, kus on siis mingisugune peale apokalüpsist mingisugune tegevustik toimub. Et seetõttu ma olen tegelikult nagu noorte raamatute puhul üsna valiv ja mulle ei meeldi ka võib-olla need, kus siis, ma ei tea, miks ma hakkasin praegu noorte raamatutest rääkima, mulle ei meeldi ka need raamatud, kus on lihtsalt nagu selline, ma ei tea, nagu väga realistlik olukord, et kellelgi on kohutavalt halvasti kõik ja nii edasi. Et ma vahepeal lugesin siis sellist seeriat nagu Ilusad olendid ja siis sealt läksid kõik edasi, mingi ilus kaos oli vist lõpuks ja nii edasi. Et see esimene raamat mulle tohutult meeldis just sellepärast, et seal oli nagu väga hästi kirjeldatud sellist Ameerika kolkalinna alustikku. Aga siis lõpuks läks see nagu liiga fantastiliseks kätte. Aga et just nagu selle kirjelduse tõttu, mulle tegelikult raamatutes üldse ei meeldi kirjeldused, et need on kõige kohutavamad asjad, mis saab olla ja tegelikult ma ise ei oska ka neid eriti kirjutada. Aga mulle tohutult meeldis see esimene raamat Ilusad olendid. Ja siis tegelikult mulle on ka vist meeldinud
sellise Ameerika kirjanikuna, ma ei tea, kas ma isegi hääldan teda õigesti, nagu Maggie Stiefvater raamatut, mis siis vist viimane, mis on eesti keeles ilmunud poolenisti sari, on siis olnud Kaarnapoisid, mis on jälle selline, et seal on nagu tegevustikku, aga seal nagu lugeja jõuab nagu kogu selle nii-öelda olustikuga kuidagi kaasa minna või seda kirjeldatakse nagu seal väga hästi. Et tundub, et mulle meeldib pigem nagu sellised aeglased raamatud, kus ei ole nagu nii palju dialoogi ja kus on siis pigem nagu selline, saad ise mõelda ja kujutleda, mis seal toimub. Ma olen märganud, et sellepärast ma olen õppinud nüüd filme vaatama, et kuna seal saad vahele nii palju ise mõelda, et ma tükk aega üldse filme ei vaadanud, aga nüüd ma nagu avastan seda. Ja see Ilusad olendid on ju ka Netflixi sari on ju vist täitsa olemas. Ma sari lausa, ma tean, et film tehti sellest esimesest osast. Okei, ma ei võta tegelikult sõna sel teemal rohkem. Ma igaks võin seda. Et kui me nüüd räägime sinu tulevikust, sa natukene mainisid, et midagi on kirjutamisele, et anna meile nüüd lubadusi, et millal ja mida veel lugeda saab? Ei, see on täiesti õudne, sellepärast, et ma ei saa seda raamatut nagu valmis ja minu jaoks nagu kõige nagu sellisem depressiivne on muidugi vale sõna, aga nagu mul ei tule ühtegi hetkel paremat, et nagu depressiivsem hetk nagu raamatu kirjutamisel on see, kus ma ei tea, kui palju on veel jäänud või et mis on nagu peaks veel olema või et kaua see nagu aega võtab. Ja nüüd ma just siin üleeile tegin nagu lõpuks mingi sellise enda meelest üsna nagu ägeda struktuuri ja tõstsin seal mingit peatükke ringi. Ja mulle tundub, et see lõpp nagu paistab, aga samas jälle on selline asi, et mingisuguseid asju, mis tuleb ära kirjutada. Ma tean, et see peatükk peab seal olema, aga mul ei ole nagu mitte mingisugust aimu, et kuidas ma seda teen või et see tundub nagu ühest küljest on selle kirjutamine igav, vaeva nõudev ja teiseks veel ka nagu mingit teadmisi nõudev, et selliste asjade taha ma jään toppama. Aga kui hästi läheb, siis äkki võiks see raamat ilmuda kuskil sügisel, et kas oktoobri alguses või septembri lõpus, oleneb, kuidas ma nagu toimetajaga saan kaubale. Ja räägid sellest raamatust natuke rohkem ka, et mis see on? Seal on peategelased kaksikud poisid ja nagu kaksikud on jälle nagu selline teema, mis on nagu folklooris hästi palju nagu mida folklooris on nagu käsitletud. Ja siis ma ei oska tegelikult kunagi oma noorte raamatust rääkida, sest seal on nagu nii palju süžeeliine, aga üks asi, mis on kindel, on see, et siin kuidagi sattus jälle üheks tegelaseks juba minu eelmises raamatus Roosi märgi all Vene päritolu tüdruk Viika, keda ma nagu alguses mõtlesin, et ta võiks üldse mingi selline üsna suvaline ja kõrvaltegelane olla, aga juba seal Roosi märgi all siis lõpuks nagu osutus peaaegu üheks peategelaseks ja siis ta kuidagi tahtis tulla ka minu uude raamatusse, kuigi mul ei ole alguses selleks nagu absoluutselt mitte mingit plaani. Et täpselt nii need asjad käivad, et sa oled lõpuks nagu lihtsalt mingisugune nagu tööriist mingite, ma ei tea, mis iganes jõudude käes. Aga ei, ma ei oska sellest nagu rohkem rääkida, et jah, seal on natukene nagu kuradiga seotud teemasid jälle nagu folkloristlikus võtmes, mida ma siis tahan käsitleda. See tööriistaks olemine tekitab kohe minu jaoks küsimuse, et milline kirjutaja sa oled selles mõttes, et kas sa nagu teadsid teooriat enne, kui sa üldse hakkasid raamatuid kirjutama või sul tulidki sama, et on lood ja sa paned nad lihtsalt kirja, et kas sa tead nagu struktuuri, et nii 1/3 seda, nüüd tuleb see pöördepunkt, nüüd see, et kui palju sa seda struktuuri järgid ja kui palju on lihtsalt lugu kui selline? Ma ei järgi üldse mingit struktuuri, ma arvan, ma just ennem siin nagu mainisingi, et tegelikult kui minu raamat nagu pulkadeks lahti võtta raamatud, et siis sealt võiks nagu koledaid asju leida. Et ma teen kõik seda nagu instinktiivselt ja ma arvan, et ma võib-olla nagu väga ei eksi, sellepärast, et ma tunnetan ära, kui ma kas vaatan nagu lõpuks seda struktuuri, mis ma olen siis paika pandud, et kus on nagu üks peatükk ühe tegelasega, siis tuleb teine peatükk teise tegelasega, siis ma tunnen, et siia peaks nagu midagi vahele tulema, kuigi mul ei ole aimu, mis sinna vahele võiks minna. Et ma arvan, et ma nagu seda mingit, ma ei tea, mingit pinge tekitamist või mingit sellist tõusude ja mõõnadega seotud nagu
sellist peatükkide ahelat nagu kuidagi tajun, aga ei, ma ausalt öeldes on liiga laisk, et ma viitsiks mingeid nagu rohkem mingeid nagu asju teha selleks, et see kõik vastaks nagu päris sellele, mida võib-olla kuskil õpetatakse loovkirjutamiskursustel. Siis ma ei pea süümekaid tundma, et kõik ei pea käima kursustel, on ju, et. Ei, kindlasti. Aga sa mainisid seda, et praegu nagu sa tunned natuke, et sa oled kinni jooksnud, et mis on see, mis sa teed siis, et kuidas saada üle sellest kohast, kus sa tead, et sa nagu peaks midagi teama, mida sa ei tea, et mis sinu nipid on selliste kinnijooksmiste puhul? Sageli on niiviisi, et ma ei tea üldse mitte midagi ja siis ma lasen nagu sellel käsikirjal natukene olla ja pärast seda, või noh, ma loodan, et äkki ma siis saan kuskilt mingit inspiratsiooni veel või äkki midagi juhtub. Sageli seda muidugi ei toimu, aga ja, et üks nipp on see, et ma lihtsalt nagu ei tööta mõnda aega selle asjaga ja siis loen selle uuesti värske pilguga läbi ja loodan, et midagi nagu on tekkinud mu pähe. Või siis ma ei tea, loen mingeid teisi raamatuid või vaatan mingit sarju, et äkki sealt siis nagu tuleb midagi, aga sageli on see, et kui ma tegelikult tean, mis seal peab olema, et siis tuleb sellist ära kirjutada, ega nagu keegi teine seda minu eest ei tee. Et noh, et kirjutamise puhul on minu jaoks ikkagi nagu üsna suur roll nagu sellisel distsipliinil, et noh, kui tuleb teha, siis tuleb teha. Kas sa tunned nagu sellist vastutust ka, et sul on nagu see oskus ja teadmised kirjutada, et sa pead sellepärast juba seda tegema, kuna keegi teine ei saa nagu neid lugusid ja seda kõike edasi anda, mida sina suudad teha? Ja ma vist sellist vastutust ei tunne, aga tegelikult nagu minu põhiprobleem ongi see, et mulle kirjutada üldse ei meeldi. Et ma tahakski lihtsalt, et oleks valmis selline raamat, kus räägitakse sellist lugu ja noh, kuna tõesti keegi teine vist seda ei tee, et siis ma olen sunnitud selle ise ära kirjutama. Aga ma väga harva nagu naudin sellist asja, kui mingit kirjutamisprotsessi, et siis peame nagu väga hästi mõte jooksma või nagu mingid asjad juhtuma, et üldiselt see on ikka kohutav piin. Ma ei tea, kas seda on hea või halb kuulda, aga igatahes, et sul tuleb väga hästi välja siis, kui mõelda, et nagu, et sa ise väga ei naudi, siis vähemalt lugejad naudivad seda, mida sa oled teinud, et seda on hea teada. Ja nii, aga ma mingid asju nagu muidugi naudin, aga noh, ma ütlen, et ikkagi ja ma arvan, et 90% on see nagu enese piinamine. Ärge keegi tehke seda. Ma just pidin ütlema, et me loodame, et sa piinad ennast edasi, on ju. Aga vist ikka, jah. Räägi nüüd veel seda, et kõik, kes tahavad su raamatute kohta nüüd teada, et mis on need lehed, kus sinu kohta saab infot sinu raamatute kohta, et kuhu nüüd kõik fännid kohe jälle lähevad? Ega mul mingit erilisi, mul on üks koduleht, aga seda ma ei ole vist, ma ei tea, millal ma seal viimati käisin. Et ma just mõtlesin, et peaks ikkagi endale nagu uue kodulehe tegema, et see on ka nagu üsna selline aegunud formaat. Et aga seal nagu midagi tõepoolest on ja noh, fännid võivad alati minna siis kuskile, ma ei tea, Rahva Raamatu või Apollo kodulehele ja vaadata, mis parasjagu nagu müügil on. Või siis ka näiteks mulle kirjutada, sellepärast, et ma olen nüüd siis lõpuks ise hakanud ennast kirjastama ja siis viimane noortekas vaevatud, mis ei ole tegelikult üldse viimane, aga millal kunagi, kui ta vist ilmus mingi 2011 või midagi, siis tal oli nii kohutav kaanekujundus, et ma arvan, et mitte keegi ei ostnud seda. Et selle ma nüüd siis uuesti jah, sealt. Mul on tunne, et see on selle samalt konkursilt, kus minu raamat tuli, et meil tulid samalt konkursid ja mulle ka see ei meeldi. Mina tegin enda raamatust juba kordustrükki. Sellega oli see, et seda vist ainult 2 esimest tehti selle kaanekujundusega ja siis nad vahetasid ära, sellepärast, et tänapäeval sai ise ka aru vist, et see on nagu täiesti õudne. Et see oli nagu enam-vähem okei veel. Aga ja, nüüd ühesõnaga selle ma siis nüüd aasta lõpus lasin siis uuesti trükkida selle noorteraamatu. Ja põhimõtteliselt nüüd saab sinu käest otse sinu raamatuid osta ja tasub siis näiteks läbi Facebooki sinuga ühendust võtta. Jah, näiteks, just. Väga tore, aga suur-suur tänu, et sa jagasid enda tegemisi ja hästi põnev oli. Ja siis jääme ootama, et sa ennast piinaksid ja meile uusi lugemist elamusi pakuksid. Teeme nii, aga ja, aitäh, oli tore rääkida. Olgu, aitäh sulle, nägemist! Nägemist!